Täna testime GSM GPS alarmi sellisel autol, kus on juba tehase poolt alarm peal. Ja siin auto peal on ka tehase poolt juba eelsoondi, Ebersprecher. Ja kui me paneme GSM alarmiga auto käima, siis lisaks sellele, et automootor hakkab autot soojendama, ta lülitab sisse automaatselt ka Ebersprecheri, ehk ei ole vaja ühtegi lisamoodulit, taimerit ega pulti. See on nagu 2 ühes. Et autot käima panna 2 varianti, kas me paneme mobiili pealt või kui puldi leviraadius on täitsa piisav, auto on teil maja ees, saab näiteks kasutada originaalpulti, vajutades 3 korda lukustusnuppu. Ma näitan praegu. 1, 2, 3. Võttis originaalalarmi maha, uksed jäid lukku. Auto läks käima. Rool on lukus, rool jäi algsesse asendisse. Eelsoondi puhul ta lükkab eelsoondi juba sisse. Kui keegi peaks autosse tungima, GSM GPS alarm jätab juba mootori seisma. Teiselt poolt see käivitusmoodul jätab mootori seisma, kui ma vajutan pidurit. Ta on praegu pidurit. Hetke pärast auto sureb välja. Osadel autodel jääb see originaalpult ka tööle siis, kui auto käima on läinud. Toyota on üks nendest õnnelikest, kus originaalpult praegu nüüd uksed on lukus, te saate auto juurde, te ei pea mobiili isegi välja võtma. Vahetate uksed lahti, uksed tulevad lahti ja kuna ta töötab nii nagu originaalkäivitusmoodul, mida teist pool ookeani pakutakse, ehk ta on hästi turvaliseks tehtud, nii kui ukse lahti teete, automootor jääb seisma. Ja näitame nüüd, kuidas ta toimib GSM-i pealt. Jätan praegu auto seisma uuesti. Ukse lahti igaks juhuks. Panen auto uksed kinni. Alarm on valves. Selline rakendus on nagu Titan GPS. Võtame siit sõidukit. Toyota on siin sees. Ja start. Nuppu natuke alla hoida. Siis ta saadab üle SMS-i käskluse autole. Kui midagi toimub. Ja samamoodi nagu siit originaalpuldist toimis see asi nüüd siit. Ja siit saate uksi kinni lahti avada, saate automootorit seisma jätta, saate immobiliserina kasutada, kes kardab kiilesvõtmete kopeerimist, siis see on väga hea abinõu, tulete autosse ja enne kui saate autoga sõita, peate veel kuhugi vajutama, et ta laseks mootorit käivitada. Üldiselt seda ei kasutata, aga nendel autodel, millel on kõrgendatud selline vargusrisk, on see hea funktsioon. Võtame uksed lahti, seda saab ka puldiga teha, näitan, et see töötab. Ja võib teha ka GPS-i päringu, uksed tulid lahti, GPS päring. Auto ei sõida praegu, laiuskraad, pikkuskraad, kuvakaart, Pärnu maanteel. Ja siin saab auto nagu asukoha meetri täpsusega. Seda päringut saab teha igal ajal, kui auto sõidab, auto seisab. Näete auto hetke asukohta, seda kus ta oli eile, seda ei saa vaadata. Ja samamoodi ta näitab siin päringuga, kas auto uksed on kinni, lahti, mis on aku seisund. Ta tegelikult saadab teate ka siis, kui aku hakkab tühjenema, olete reisil näiteks, tulete tagasi ja olete juba teadlik, kui auto akuga on probleeme. Ja sama asja saab siis kasutada ka täisalarmina, kui autol ei ole tehase poolset alarmi. Siis on lisaks veel andurid, kontrollib kõike luuke ja sisuliselt töötab samamoodi.